Joo kõikidele vaatajatele, mina olen Surematu ja täna ma olen tagasi uue videoga. Täna me teeme Robloxis siis video. Ma tean, ma ei ole mingi 3 või isegi 4, ma loodan, see oli 3 kuud videot teinud, aga sellel on eraldi põhjused. Kui te tahate, võin sellest eraldi video teha, aga praegu ma ei hakka sellest rääkima, sest et see raiskaks praegu selle video aega. Aga täna ma teen video Robloxi mängus nimega Build a Boat. Ma olen selles mängus päris hea, nagu te näete siin. Mis sa pead tegema, on ehitama paadi ja seal on erinevad asjad, mis takistavad su paadil nagu edasi minemist ja sul peab paat olema piisavalt hea, et läbi saada. Nagu te näete, ma olen siin juba paar paati valmis ehitanud, varem kui ma olen seda mängu mänginud, aga me ei kasuta neid paate, sellepärast et need paadid on liiga head. Selle asemel, mida me teeme, on see, et me ehitame endale ise paadi, aga probleem sellega on see, et me ei tohi kasutada ühtegi head asja, nagu näiteks me ei tohi kasutada jetpacke võtta endale ja neid roketeid, nii et me peame lihtsalt ehitama ise paadi ja loodame, et see jääb ellu ja kui see ei jää ellu, siis on natuke pekkis, aga okei, kes alustame siis ehitamisega? Ma arvan, et me võiksime need asjad lisada siia ette, nagu selleks, et lisa protectioniks. Nii, las ma lihtsalt teen selle paadi kuju valmis. Okei, ma sain selle tehtud, esimene osa, vot see on see nagu tegelikult asi, mis peaks kaitsma meie paati. Nii, nüüd me peame siia maapinna tegema ja maapinna jaoks ma arvan, võime kasutada puitu või samas kasutame siukest materjali, ma lihtsalt nagu niimoodi. Okei, ma teen selle põrandale. Okei, pärast 5 piinarikast minutit. Okei, see ai kurat, see plokk on valesti pandud, ei. Okei, nii. Okei, nüüd pärast 5 piinarikast minutit on see põrand valmis, ma teen raiskasin kõik oma plokid. Aga nii, nüüd me vajame paar asja siis anda boatile juurde, nagu näiteks me vajame teisalt siia ühte kohta, kus meie istume, paneme selle kuskile siia ja siis me vajame ka nagu midagi, mis kaitseks seda kohta, nii et teisalt tegelikult me võiksime teha niimoodi, et see minu see on nagu seal täitsa üleval ja siis selle jaoks me saaksime kasutada kus need postid on? Kas või näiteks siukeseid poste, panna need siia ülesse ja siis panna natuke kõrgemaks need ja siis sinna peale panna oma tooli, kus meie istume siis. Nagu te näete siia, siis paneme siia mingi paar plokki vahele. Niimoodi. Ja nüüd paneme siia siis oma selle trooni. Vot niimoodi. Vot nii. Okei, see on tegelikult meie see, kus me istume. Ma siia mootoreid ega midagi ei pane, sellepärast, et see peabki just olema raskem. Nii et, okei. Nii, paneme siis selle siia. Teeme siia mingi seina taha ja ma teen kiiresti siia taha seina. Okei, olete valmis või? Vot see on see, mille peale ma just raiskasin veel piinarikkast 5 minutit. Ma tean, see näeb väga kole välja, aga peaasi, et see on ohutu. Me oleks midagi vaja, et nagu lihtsalt paneme mingi paar lipupasti siia ette, et markida, et ma ei tea, mida lihtsalt niisama. Ja siis me saaksime sinna peale ka ühe panna. Ja siia, teise. Siia, okei, nii. Nüüd lihtsalt paneme siia veel mingi natuke puitu ette, et see veel aitaks. Ja siis ma arvan, et me oleme valmis. Okei, ma arvan, et me oleme valmis. Mul pole õrna aimu, kuidas ma siit välja peaksin saama. Kes ma pean ühe plokki ära võtma, et siit välja saada. Nii, me oleme valmis ja see on siis meie paat. Ja see võib-olla ei näe väga hea välja, aga uskuge mind, ma loodan, et see töötab. Teeme võtame selle ja seivime selle ja paneme selle nimeks mingi surematu miks ei lasknud kirjutada
jess. ja okei. kas sa saaks nüüd palun kirjutada? okei, kes kui me loodime selle ära, siis see peaks olema täpselt sama paat. Jap, see ongi see paat. okei, oh my god, see paat võib-olla, see ei näe see ei näe hea välja, aga uskuge mind, ma arvan, ma loodan, ma ei ole kindel, aga ma loodan, et see töötab, sest et see on päris kinni pandud, nagu te näete, see drooni, see, kus minu see on ka uksega, ma saan see kinni panna, okei. vaatame nüüd, kas me saame läbi, mul pole siin ühtegi asja, millega kontrollida, kuhu see läheb, nii et see on väike probleem, aga no vaatame siis. okei, tundub, et meie laev on juba kinni jäämas. okei, tundub, et nagu te näete, paremal on mingi tüüp teinud omale suure kasti ja meil isegi see tüüp teeb endale mingi siukse kasti. mis asi see veel on seal sees, okei. ja mida meie tegime, oli ma ei tea, see on päris hea. I mean, nagu mõeldes sellele, et me ei ole nagu kasutanud ühtegi tehnoloogilist asja sellel paadil. äkki see sobib, ma ei tea, nagu vaatame, kui kaugele me jõuame. ma praegu esimeses mäpis oodata, ma korra liigutan kaamerat rohkem, siis te näete neid mäppe ka. nii, nagu te nüüd näete, siis siin täiesti paremal on need mäpid, kus me oleme läbi läinud, ma olen seda mitu korda läbi teinud, aga ma ei tea, kas me saame selle paadiga selle tehtud, ma loodan, et saame. I mean, me oleme kinda teises, out of mingi 10. aga isegi kui me ei saa seda tehtud, siis vähemalt meil on kogemus pluss meil on raha. nagu ma õnneks ei pidanud raiskama ühtegi nagu senti selle paadi, ühtegi nagu raha, mänguraha selle paadi peale, aga no vaatame siis, kui kaugele see paat meid viib, et ma ei tea praegu, lihtsalt kinda aeglane paat ka. no samas seal pole mingit tehnoloogilist asja, nii et see ongi aeglane. I mean, nagu ma võib-olla võin sellest isegi rääkida praegu nendest põhjustest, miks ma ei ole saanud videosid teha, sest et noh, ega me seal väga kiiresti ei lähe selle paadiga, see ikka läheb natuke aega. kui me isegi jõuame lõppu, me pigem upume poolel teel ära, kui jõuame lõppu, aga noh, loota ju võib, et teeme ära, aga noh, teine põhjus, miks ma ei teinud väga kaua aega videos, oli esiteks see, et ennast ma ei tea, millal ma tegin mingi talvel viimane video. käisin mingi jaanuaris, mitte jaanuaris. ma käisin jaanuaris Londonis, aga see vist, siis ma veel olin video teinud. käisin kuskil veebruaris, kuskil märtsi, nagu veebruari lõpus, märtsi alguses Saksamaal, Prantsusmaal ja Luksemburgis nädalaga ära. ja see oli päris lõbus, aga see aeg ma muidugi ei saanud teha videosi. oli videoidees, aga nagu ma ei oleks saanud nagu arvuti on mul kodus, ma ei saa ju nagu telefonis, mul on ka küll Roblox, aga telefonis on nagu, ma saan telefoni ekraani filmida telefonis, aga see ei ole väga hea, sest nagu ma ei saa neid väga kattida ja nagu niimoodi teha, nii et nagu. ja siis mul oli muidugi aega ja see hotelli wifi on nagu mitte kõige parem, nii et ja teine põhjus, suht peale seda mingi kuskil märtsis mul läks telefon katki ja kui keegi ei ole teadnud, ma filmin oma videosid telefoniga, mul on nagu teatud asi, millega ma panen oma telefoni ühte kohta kinni ja siis nagu praegu on mul ka, siis nagu te näete, et see saab rekordida mu videot, eks ole. ja mul läks telefon katki, see oli mingi paar kuud katki, ma alles mingi aprilli lõpus sain selle mingi pühapäeval, mingi aprillis, mingi täiesti mingi 27 midagi sellest tagasi ja ma tean, et praegu on mingi, mul on millegipärast taimer kellas. täna on 24 mai ja ma tean, et see on juba juuni on lähedal, suvevaheaeg on lähedal ja ma luban, et suvevaheajal tuleb väga palju rohkem videosid, sest noh, muidugi mul on siis väga palju vaba aega, praegu ma pidin eile näiteks 140 lehekülge lugema, et saada ühe raamatu läbi loetud ja aga nii, et mul tuleb praegu kõik need kontrolltööd suht koolis aga peale seda mul on nagu suvevaheajal täiesti väga palju rohkem aega, et teha muidugi videosi ja suvevaheajal ma tõenäoliselt teen nagu väga palju rohkem videosi, kui ma teen praegu, eks ole, praegu ma mingi 3 kuud ei teinud. ma loodan, see ei olnud 4 kuud, ma ei ole praegu vaadanud. Hiljuti kui ma vaatasin, see oli 3 kuud, sest kui see oli 4 kuud, siis ma võib-olla murdsin ühe lubaduse.
oi, see map on päris halb, kuhu me praegu siseneme. Okei, see näeb lihtne välja, aga uskuge mind, see ei ole üldse lihtne, see map, kus me oleme, on väga halb map. See on, nagu te näete, siis jaa. Okei, me võib-olla sureme siin, aga jaa, et ma praegu ei ole videosi selle põhjustel teinud. Muidugi mul oli vahepeal, eks ole, kooli asju ka, mul on väga palju kooli asju praegu, et praegu on aasta lõputööd tegema sõbraga inimese õpetuse jaoks ja need viimased kontrolltööd ka, mille jaoks õppida, õnneks mul eksameid veel ei ole, aga no jaa, et ma siis, ja mul polnud nagu vahepeal aega, ma pidin õues ka käima, et mul polnud üldse aega videode jaoks, nii et praegu mul juba hakkab olema palju rohkem aega teha video, sest niikuinii kõik mu sõbrad lähevad suvel kuskile maale, ma jään linna. Nii et ma väga palju õues, mul pole kellegiga õue minna, muidugi ma käin õues suvel, tahaks nagu iga päev, aga noh, sõltub, sest nagu kõik mu sõbrad, ma ütlesin, et ongi nagu maal, et nagu mul on palju rohkem aega siis, et teha videosi ja vaata, me oleme eelviimases mapis. Mul pole õrna aimugi, mis seal mapis toimub, aga ma vist olen sellest läbi läinud, ma lihtsalt ei mäleta. Ma ei arva, et see saab nii kaugele saab, nagu meie esiots on täiesti katki, aga meie tagaots on veel okeis olukorras mingil viisil, I guess. Teame, aga viimane map, me tõenäoliselt ei survive'i viimast mappi, sest et viimane map on nagu väga raske. Aga jaa, see on tegelikult see põhjus, miks ma ei ole nii kaua videosi teinud. Oi, me vist hakkame surema. Ja surprise, see on viimane map. Meie paat hävineb 100% nüüd ära. Ja nüüd te võite arvata, et me kaotame, sest et me lähme äärest ka, me ei saa ju paati kontrollida, mis on väga halb asi, nii et oi, me oleme valet pidi, ei, palun, ei. Oi, see droon läheb varsti katki, kui see droon läheb katki, ma olen surnud. Kus droon läheb katki, ma olen surnud. Oi, ei, see droon võtab tämmi, see droon võtab, ei, okei, me surime ära. Okei, oi, me jõudsime eelviimasesse mappi ja ma arvan, sest tuleb tänane video, et tänan kõikidele, kes vaatasite, ma tegin nagu, nüüd saite ka teada, miks ma ei ole nii kaua videosi teinud ja et okei siis, et hüvasti.